Väike sissejuhatus kooli digiküpsuse hindamisse digipeegli abil 2019. aastal. Hakatuseks tuletan meelde, mis on digipeegel ja mis ei ole. Digipeegel ei ole teadlaste poolt nende teadustöö eesmärgil andmekorjeks loodud vahend, vaid see on kooli enesehindamise vahend. Ta peaks aitama koolil paremini aru saada ja mõtestada seda, et kus hetkeseisuga kool on oma digiinnovatsiooni edendamises. Digipeegel ei ole usaldusväärne riiklik statistikavahend, me ei olegi seda luues üritanud saavutada mingit võrreldavust koolide vahel, et ta on põhimõtteliselt subjektiivne, paindlikult tõlgendatav raamistik, mille alusel kool hindab ennast täpselt nii, nagu tema õigeks peab. Meil on küll igale tasemele ette nähtud teatud kirjeldused, aga me ei saa keelata koole tõlgendada neid natukene omal moel. Digipeegel ei ole vahend, mille abil koolid pannakse mingisse pingeritta ja siis eraldatakse kuidagi parimad kehvematest. Ta on abivahend, mille abil kool saab tõenduspõhiselt analüüsida enda innovatsiooniküpsust, aga see hindamise skaala on täiesti lokaalne, et kool võrdleb ise endaga ennast, enda varasema olukorraga näiteks või sellega, milline ta soovib olla paari aasta pärast. Digipeegel ei ole paika pandud mitmeks aastaks, et järgmise 10 aasta jooksul näiteks saada longitudinaalne vaade, et kuidas on koolid digiküpsus edenenud. Pigem vastupidi, et ilmselt digipeegli mõõdikud ja skaalad hakkavad pisitasa muutuma siin iga paari aasta tagant. Ja selle läbi just siis me tahame koole toetada subjektiivsel, paindlikul, enda jaoks sobival viisil nende skaalade ja hindamisviiside mõtestamisel. Tänavu 2019 on digipeegli kasutamine kavandus natuke teisel viisil kui eelmisel ja üle-eelmisel aastal. Ühest küljest me eeldame jällegi massilist osavõttu, sest et hitsalt 2017 ja 2018 riistvara jaoks toetust saanud koolid ja omavalitsused kohustusid uuesti läbi viima digipeegli abil enesehindamise 2019. aastal. Nüüd on see aeg siis käes. Hiljemalt siin aprillis-mais tuleks enesehindamine läbi viia. Seekord on nõuded natukene lihtsamad, et me ei nõua, et tuleks teha koolil peale enesehindamist ka digiplaan ja siis see viia omavalitsuse tasandile ja siis teha omavalitsuse digiplaan. Loomulikult, kui te seda soovite, siis on see äärmiselt teretulnud, aga eelkõige me ootaks, et koolid viiksid läbi enesehindamise, mille peaeesmärgiks on siis hinnata 2017. aastal koostatud 2-aastase digiplaani teostumist. Selle tänavuse digipeegli hindamise abil me üritame siis koguda ettepanekuid ja sisendeid koolidelt digipeegli järgmise versiooni arenduseks, mis peaks käivituma veel nüüd enne suve. Digipeegli juures ilmselt kõige keerukamaks elemendiks, millest aru saada, on see 5-astmeline skaala. Kuna Eestis on ajast aega olnud kasutusel õpilaste õpitulemuste hindamisel 5-palli skaala, kus siis eeldatakse, et enam-vähem kõik õpilased üritavad jõuda 5. tasemele ehk siis saavutada väga head õpitulemused. Ja siis kuidagi automaatselt õpetajad tahaksid oma kooli ka hinnata 5. tasemele, et see skaala digipeeglis on koostatud niimoodi siiski, et väga üksikud koolid võiksid tegelikkuses hinnata väga üksikute mõõdikute osas ennast 5. tasemele, ainult sellisel juhul, kui nad on Eesti vabariiklikul tasandil
täielikud suveräänsed liidrid ja teiste eestvedajad ja inspireerijad ja koolitajad ja õpetajad. Nii et see skaala on siis ehitatud sellisest 2 komponendist. See 5-astmeline skaala ühest küljest peegeldab muutuste ulatust, ehk siis kui suur osa kooli personalist, inimestest seal koolis on kaasatud nende muutuste igapäevasesse elluviimisse. Ja teisest küljest peegeldab see 5-astmeline skaala muutuste sügavust, ehk siis kui süviti minnakse siis selle innovatsiooniga. Et on ju selge, et mingit ühte väikest lihtsat digividinat või selle abil õpetamise meetodit on suuteline iga kool korra katsetama, aga kas see võetakse nüüd nii omaks, et selle abil hakatakse ümber mõtestama oma põhiprotsesse, õppimist ja õpetamist, et see on hoopis teine asi ja juba näitab muutuste oluliselt sügavamat elluviimist ja mõtestamist. Esimene tase on lihtne, see on siis episoodiline rakendamine, see tähendab kool, kes hindab ennast mingi mõõdiku osas, näiteks õpetaja rolli muutumises esimesele tasemele, siis see kool tunnistab, et jah, meil üksikud õpilased sellega tegelevad, üksikud õpetajad episoodiliselt rakendavad mingisugust uudset rolli, aga seda ei koordineerita kooli juhtkonna poolt ja teised õpetajad üldjuhul sellest ei teagi. Järgmisel tasandil hakkab juba toimuma kooli juhtkonna poolne koordineerimine, eelkõige selles osas, et need innovaatorid, kes on olemas igas koolis niikuinii, et neid veendakse siis jagama oma häid kogemusi teiste kolleegidega, kes võiksid asjast huvitatud olla ja kuidagi natukene süsteemsemalt hakatakse analüüsima selle uuenduse mõju ja sügavust ja ka põhjuseid, et miks peaks sellega üldse tegelema. Kolmandale tasemele võivad hinnata siis need koolid, kes antud mõõdiku osas on alustanud juba protsesside süsteemset ümberdisainimist, ehk siis näiteks on sisse viinud mingisuguse täiesti uue viisi korraldada ümberõppetööd. See on siis pedagoogilise innovatsiooni mõõdik number 5, ehk siis struktuursed muutused õppekorralduses, õpikeskkonnas. Kui näiteks kool on loobunud 45-minutistest ainetundidest ja viib läbi näiteks mingisuguseid 2-3 tunniseid mitut ainet lõimivaid projektõppe tegevusi ja teeb seda süsteemselt. See tähendab, et mitte üksnes paar korda aastas, vaid regulaarselt ja võttes seda arvesse mitte mingisuguse huvitava lisategevusena, vaid korralise osana igapäevasest õppetööst. Aga samas kolmandal tasemel see protsesside ümberdisainimine alles käivitub ja on piiratud ulatusega. Siis 4. tasemel on need uuendused jõudnud juba 90% õpetajateni, kes on kaasatud igapäevaselt selle uuenduse elluviimisse. See uuendus on muutunud nii igapäevaseks, et seda ei tajutagi enam uuendusena, vaid see on osa meie kooli normaalsest igapäevasest tegevusest. Ja 5. tasemele on jõudnud siis need, kes pidevalt jooksevad teistest ees ja pidevalt uuendavad ennast selle mõõdiku osas ja on teistele koolidele eeskujuks, õpetajaks, juhendajaks, ühesõnaga Eesti tasandil superstaarid. Nii et ma ei kujuta ette, et Eestis leiduks ühtegi kooli, kes võiks olla suurema osa digipeegli mõõdikute osas 4. tasemel, rääkimata 5. tasemest. 5. tasemele võivad küündida tõepoolest üksikud koolid, kes on saavutanud laiema tuntuse ja pidevalt tegelevad ühe valdkonna uuendamisega, näiteks kas see on siis digiturvalisus või töötajate motiveerimine või digipädevuste pidevalt uuenev arendamine. Digipeegel
Lõppväljundina annab siis koolile sellise kettakujulise diagrammi, kus siis on näha väikesed tooni erinevused mõnikord, et see tumedam roheline näitab seda, et see on see tase, millega on nüüd nõus kõik inimesed, kes olid selles hindamisprotsessis kaasatud. Aga heledam roheline näitab seda, et näiteks digiajastu töövõtete osad inimesed, kas siis see esialgne hindaja näiteks, arvas, et nad on tegelikult tase kõrgemal. Aga konsensus siin ei ole ja tundub, et nad tegelikult on kahe vahe peal. See on täiesti okei, et selliseid tulemusi võiks olla, kui see vahe konsensusliku ja tõendusmaterjalidega kaetud taseme ja siis kellegi ühe inimese poolt pandud maksimumtaseme vahel on juba 2 palli või rohkem, siis asi muutub natukene kahtlaseks. Näiteks selle pildi peal siin on 2.3 kogemuste vahetus ja üksteiselt õppimine. Keegi on arvanud siin, et see kool on Eesti tasandil suveräänne liider selles osas ja et kõik teised koolid käivad nende juures õppimas. Samas tõendusmaterjale on kolleegid suutnud leida ainult 3. taseme kohta. Et siin tasuks natukene mõelda ja võib-olla vajadusel ümber hinnata. Et see protseduur käib siis niimoodi nagu eelmiselgi korral. Kõigepealt viib esimese kiire enesehindamise läbi kas siis koolijuht või haridustehnoloog või nad kahekesi koos ühe arvuti taga istudes. Ja nemad siis sulgevad selle raporti, kui nad on oma selle kiire hinnanguga ühele poole jõudnud. Ja see raport antakse nüüd edasi koolimeeskonnale, kelle vahel võib ära jaotada näiteks. Et võib näiteks öelda, et mingid 2-3 inimest tegelevad puhtalt ainult pedagoogilise innovatsiooni, selle rohelise sektori ülehindamisega ja kinnitamisega. Ja järgmised 2-3 inimest tegelevad sinise sektoriga ehk siis muutuste juhtimise enesehindamisega. Aga võib ka teha koolimeeskonnaga koostööd, nii et ainult tõendusmaterjale otsivad inimesed 1-2 mõõdiku kohta, aga hinnangud viiakse sisse kõik siis ühiselt üheskoos. Igal juhul on selge, et selles teises raundis, teises ringis, kui koolimeeskond peab siis selle koolijuhi või haridustehnoloogi poolt kiiresti tehtud enesehindamise kinnitama, et siis seal tuleb sellele kinnitusele juurde leida tõendusmaterjalid, mis on lingid mingid kooli veebilehele, artiklitele, mida kool on avaldanud, mingite projekti veebilehtedele, igal juhul mingid kindlad tõendusmaterjalid, mis näitavad, et jah, meil on see tase olemas. Need võivad olla ka küsitluse tulemused ja seetõttu ma tegelikult soovitan, et nendel koolidel, kel vähegi nagu viitsimist ja tahtmist on, soovitan enne digipeegliga enesehindamise teostamist viia läbi sarnane protsess nüüd Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud vahendi Selfie abil. Et kui te guugeldate Selfie for Schools, siis te leiate eestikeelse veebilehe, kus on juhendid olemas ja seal on lihtsalt lähenemine natuke teistsugune. Selfies küsitakse kooli digiarengu kohta või digiküpsuse kohta hinnanguid õpilastelt ja õpetajatelt, suurelt arvult õpilastelt ja õpetajatelt. Ja need siis keskmistatakse ja neid saab kasutada nüüd tõendusmaterjalina pärast siin digipeegli juures. Sest Selfies on põhimõtteliselt 3 tüüpi küsimusi. Seal on küsimused, mis on kõigile Euroopa riikide koolidele täpselt samad. Siis on terve hulk küsimusi, mis on koolidele jäetud valitavaks, et kool saab seal mitmekümnest küsimusest valida ainult need 5 või 10 tükki, mis tema jaoks tunduvad olulised, aga nende sõnastus on sellisel juhul ikkagi täpselt sama kui Hispaania või Soome koolidel. Lisaks saab kool lisada veel 3. sorti küsimusi Selfie ankeedile, mis läheb siis õpetajatele, õpilastele, koolijuhtidele täitmiseks. 3 erinevat ankeediversiooni on osaliselt kattuvate küsimustega. Aga kool saab omalt poolt lisada enda poolt määratletud küsimusi veel. Ja võt selle abil saab küsida nüüd õpilastelt ja õpetajatelt tõendusmaterjale digiajastu töövõtete kohta, digipädevuste kohta,
õppekorralduse kohta ja nii edasi. Nii, et kolmas faas enesehindamisel on partnerkooli poolt ülehindamine, et seda me jällegi soovitame teha, et kui meeskond on oma hindamise lõpetanud ja raporti sulgenud, siis põhimõtteliselt te võite kutsuda endale külla naaberkooli, kes külastab teil tunde, intervjueerib teie õpetajaid ja juhtkonda ja siis omalt poolt veel kinnitab üle, et jah, et teie see kooli digipeegli enesehinnang on aus ja õige. Aga see partnerkooli hindamine on nüüd täiesti vabatahtlik, et kui te tahate seda teha, siis ma kinnitan teile, et see on väga õpetlik kogemus ja väga kasulik. Te peate muidugi pakkuma sellele partnerkoolile kohe ka vastu samasugust teenust, et siis ei ole vaja rahamängu tuua. Aga jätame ta siia siis niimoodi vabatahtliku võimalusena üles. Kui enesehindamine on lõpetanud, siis on võimalik siis võrrelda enda kooli hindamistulemusi oma maakonna või Eesti keskmistega ja siis on võimalik teha digiplaan ehk strateegia juhul, kui te seda soovite. Täpselt niimoodi siis täitsid 423 Eesti kooli digipeegli 2 aastat tagasi. Tulemused olid siis sellised, nagu siin pildil näha on. Et koolide enesehindamises algselt domineerisid esimesed ja teised tasemed, nagu näete massiliselt ja samas digiplaanides sihiks seatud või eesmärgiks seatud tasemed on oluliselt kõrgemad, näed, enamik koole plaanib jõuda 3. tasemele tänavuse aastaga. Ja nüüd meil ongi huvitav teada, et kas te siis tegelikult jõudsite ka sinna soovitud tasemele ja selle jaoks ongi meil vaja nüüd 2019 uuesti läbi viia siis enesehindamine ausalt, mitte kedagi pettes. Kui petate, siis petate eelkõige iseennast ja kui panete endale liiga kõrged enesehindamise tasemed, siis te võite pigem ennast lolliks teha, kui sellega endale mingisuguseid punkte korjata, sest et keegi digipeegli abil koole ritta ei hakka panema. Eelmise enesehindamise puhul me viskasime pilgu peale ka, et kui palju kaasati erinevaid kasutajaid siis digipeegli keskkonnas selle enesehindamise läbiviimisse. Kindlasti sisse loginud kasutajaid oli vähem kui protsessi ja aruteludesse kaasatud inimesi. Aga sisse loginud kasutajate puhul võib öelda, et kõige rohkem oli selliseid koole, kus oli 3 inimest kaasatud otseselt nüüd sisse loginutena. Ja digiplaani tegemisse oli kaasatud juba siis rohkem inimesi, 4-5. Tõendusmaterjalide arv, mida lisati igasse raportisse, oli siis üksikutes koolides üle 20, aga kõige levinum oligi just siis 10 ja 20 vahepeal neid tõendusmaterjale lisada. Ja tõendusmaterjalide mõõdikute kohta siis näete, et digiteenuste kohta oli kõige lihtsam. Tundub, et leida neid tõendusmaterjale ja kõige keerulisem oli leida tõendusmaterjale siis motiveerimise ja õppekorralduse muutmise ja analüütika kohta. Me vaatasime üle ka, et kui palju arendusmeetmeid pakuti siis iga selle hüppe kohta, et kus siis kool otsustas vähemasti 1 palli võrra oma taset tõsta 2 järgmise aasta jooksul. Et siis näha on, et digikultuuri koha pealt oli siis digiajastu, ütleme, töövõtete kohta oli suhteliselt palju ja digipädevuste kohta oli suhteliselt palju meetmeid ära toodud. Digipädevuste osas on isegi arusaadav, sest et seal põhimeetmeks on koolitus ja koolitus saab teha ka majasiseselt ja selleks ei ole isegi mingit erilist ressurssi vaja. Kõige vähem oli selliseid arendusmeetmeid, mis muutsid siis õpilase rolli või digiseadmete kättesaadavust koolis.
hetkel on meil käimas HITSA tellimusel siis Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia uurimisrühma poolt digipeegli andmete põhjal nüüd 25 välja valitud kooli selline süvavaatlus, kus me külastame koole ja intervjueerime põhjalikumalt nüüd juhtkonda ja õpetajaid, õpilasi. Selle jaoks me viisime läbi klasteranalüüsi, selgitasime välja teatud tunnuste abil teistega sarnasesse gruppi siis kuuluvad koolid. Ja siin näete, et meil klasteranalüüsi tulemusena tekkis siis nagu 4 klastrit ja üllatus, siis need koolid, kes olid ennast üldjuhul teistest oluliselt kõrgemaks hinnanud, nende puhul me nagu ei näinud, et see hinnang oleks olnud adekvaatne, sest ta ei olnud seotud mingisuguste teiste konkreetsete meetmetega, mis on selles koolis nüüd ellu viidud või elluviimisel. Nii et me nimetasime selle kõige kõrgemate tulemustega klastri imago keskseteks koolideks, kes eelkõige mõtlevad selle peale, et äkki nad jumala pärast halvasti välja ei paista oma liiga kehva enesehinnanguga. Ja tegelikult kõige huvitavamad koolid olid need, kes olid siis kuulusid sinna 3. klastrisse, kellel oli suhteliselt madal see enesehindamise tulemus, aga samas oli näha, et nad olid hästi süsteemselt tegelikult ja pisitasa tegelenud süviti enda innovatsiooni elluviimisega nii ulatuse kui sügavuse mõttes. Et selline kuidagi natukene nagu digipeegli esmapilgul otse tulemustele otse vastupidine tulemus, mida siis see klasteranalüüs meil andis ja selle järgi me nüüd valisime välja 25 suhteliselt eriilmelist kooli, kellel olid tegelikult päris põnevad hindamistulemused ja arendusmeetmed kavas ja neid me oleme siis külastanud ja uurinud. Ja selle uuringu tulemused avaldatakse siis suvel. Digipeegli uue versiooni arendusplaanid on siis sellised, et järgmise aasta 2020 kevadeks peaks olema valmis täiesti uus digipeegel, mille sisse on integreeritud igasugused teised andmestikud juba automaatselt, näiteks kui kool on selfie'ga enesehindamise läbi viinud oma õpilasi ja õpetajaid küsitledes, siis selle tulemused ilmuvad kohe automaatselt digipeeglis õigete mõõdikute, õigete tasemete juurde. Samamoodi on meil plaanis teatud andmeid küsida automaatselt digipeegel 2.0 andmetöölauale EHISest, Mati Heidmetsa uurimisrühma muutunud õpikäsitluse küsimustikus, andmestikust, haridusministeeriumi ja Innove rahulolu uuringust ja HITSA koolide andmestikust. Me oluliselt pöörame tähelepanu nüüd kõigi nende erinevate andmete visualiseerimisele ja andmepõhise otsustamise toetamisele kooli arendustegevuse kavandamisel. Nii et see saab oluliselt teise näo see digipeegel, üht-teist jääb ilmselt ka samaks. Ja mida me oleme veel plaaninud teha haridusministeeriumi soovitusel on see, et viia fookus ära nüüd kitsalt digiinnovatsiooni pealt üldisele kooli uuendusele ja arendusele. Ja selleks siis oleme viinud läbi koostöös Harku vallavalitsusega pilootprojekti, kus me digipeegli muutsime ümber arengupeegliks ja need mõõdikud, mis on arengupeeglis, vastavad paremini koolide igapäevase töö ja enesehindamise kriteeriumidele. Koolid peavad niikuinii viima läbi laiemapõhjalise enesehindamise kord 3 aasta jooksul ja koostama kooli arengukava. Nii et me leidsime, et digipeegel võiks sellega ühte sammu käia, nii et sellest oleks kasu suurem igal koolijuhil ja kooliperel. Ja see on nüüd siis minu poolt kõik tänavuse digipeegli testimise ja katsetamise kohta. Tuletan veel meelde, et digipeegli
arendust on toetanud siis Mobilitas Plus programm ja Horizon 2020 projekt CEITER Tallinna Ülikoolis ja me ei oleks seda suutnud teha sellisel skaalal ja sellise mõjuga ilma koostööta HITSAga. Nii et suur tänu ka HITSAle meie poolt.